Tere! Viimasel ajal on hakatud rohkem pöörduma minu poole seoses kõrgemate hingesidemetega. Läbi aja olen ma selle teemaga tegelenud, mul on isegi omad püsikliendid tekkinud sellega seoses, väga kindlad mitmed püsikliendid ja mul on nii samasoolisi kõrgemate hingesidemete liite kui ka vastassoolisi ja on ka väga palju olnud sellist kohta, kus ma olen pidanud ütlema, mis siis nii-öelda kaardid ja minu intuitsioon, minu kanaldus on rääkinud, et see ei ole mitte kõrgem hingeside, vaid see on ettevalmistus kõrgemaks hingesidemeks edaspidi. Ja mul on olnud ka olukordi, kus võib-olla selline minu otsekohesus, ausus on olnud võib-olla ehmatav või selles mõttes, et oodatakse, et ma ütlen kõik, mis meeldib öelda. Aga nad on ikkagi jäänud minu püsikliendiks läbi aastate ja nad on nüüd aru saanud, nüüd läbi aja tagantjärgi, kui me vaatame seda esimest seanssi, nad saavad aru, et mul oli õigus. Nad enam ei ole, nad on aru saanud, et see oligi nii. Seega ma leian, et kõik võidavad sellest, kui ma olen aus, annan ausat tagasisidet, sest see ei ole juhuslik, et sa just minu juurde pöördusid. See võib olla ka kaitse, et sa ei ehitaks endale liiga suuri illusioone. Ja mina kui kõrvaltvaatajana, erapooletuna saan seda siis aidata sul vaadata. Ja sest tegelikult kaksikleegil ja karmasidemel on väga palju sarnasusi tegelikult, see äärmused ja nii öelda. Ja seal ongi nagu, kuidas see siis on. Ja sellepärast inimestel võib vahel minna segamini need teemad. Ja kui ma nüüd vaatan kollektiivi globaalselt, siis ma näen, pesumasin töötab, vabandust, siis ma näen sellist nagu kollektiivset puhastustööd. Vanema või vana ajastu kõrgemad hingesidemed kukuvad ära. Just selle tõttu, et seal on äärmused. Kui ma vaatan kollektiivset plaani, must ja valge koer dünaamikat, kutsutakse seda kõrgemaks hingesidemeks, siis jah, see võis olla vanas ajas kõrgem hingeside. Kuid ta nüüd veevela ajastul mõistetakse, et need äärmused on loonud hoopiski ohtu rohkem ja loonud uusi äärmusi. Et kui me vaatame isegi globaalset poliitikat, lausa inimesed surevad, sest on mindud nii äärmuslikuks. Ja keda nähakse võib-olla välimiselt inglina, ei pruugi seda sugugi olla tegelikult sisemuses, sellepärast, et on väga suur vastandumine. Pealt näha naeratused, kuid ei vaadata süvitsi. Ja kõrgem hingeside tänapäeval läheb rohkem süvitsi. Et seal on niivõrd suur äratundmine, et ei antagi muud varianti, kui seda mitte teha. Ja mida ma näen, et vana aja kõrgem hingeside mõnikord isegi aetakse sassi see kiviaja, see naiste meeste võimuvõitluse äärmused, see poliitika ja nõidade see, eks ju. Ehk siis intuitsioon, sisetunne ja sharp mind, eks ju, konkreetne, tugev, geeniuslik aju. Justku nagu oleks kõrgem hingeside, kuid tegelikult seal võivad tekkida väga suured arusaamatused. Seda eriti, kui ei ole kommunikatsiooni. Ja sellest tekib ka see, et kui näiteks see suhtumine, et naised on ainult kodus, kasvatad lapsi, kokkavad ja mehed teevad tööd, liiguvad väljas,
toovad ainukesena raha ja nii edasi. Et see tekitab äärmusi, see ei tekita tasakaalu, see ei tekita inimlikkust. See tekitab masinlikkust, see on paindumatu, seal ei ole kasvu, see on stagnatsioon. Ja isegi kui üks osapool või mõlemad osapooled sellega lepivad, siis varem või hiljem tekib selline, et aga sisimas selline, et ei ole arengut, et on nagu esiteks kas rutiin või siis avastatakse, et ma tahaksin ka eneseteostust luua või midagi sellist ja see ei tähenda, et sa midagi hülgad või teed, vaid paralleelselt. Ja isegi kui kokku lepitakse, et on nii, siis alateadlikul, sügaval alateadlikul tasandil toimub ikka see võimuvõitlus, mis on kiviaja võimuvõitlus naiste meeste vahel. Kui neid asju ei tasakaalustata, sellepärast mina kutsun selliseid sidemeid vana aja kõrgemaks hingesidemeks. Sest ei vaadata inimest kui inimlikku inimest, ükskõik mis soost, vaid vaadatakse kui asja, kui tehingut, kui mingit sellist. Selles pole hingamist, selles pole arengut, selles pole inimlikkust, selles pole usaldust, selles pole voolamist. Ja siis võib tekkida liigpotentsiaal läbi hirmude või sisemise allasurutud viha, kus üks või teine või mõlemad osapooled võivad isegi siit ilmast lahkuda. Sest valetati nii iseendale kui ka teisele ja energeetiliselt tekib selline liigpotentsiaal kahjuks. Aga kui me lepime, aktsepteerime, et kunagi oli nii ja mis meid praegu rahuldaks? Kuidas me saaksime läbi rääkida neid asju praegu? Mis oleks mõlemapoolselt austav ja tasakaalus ja mõlemad poolt täiendav ja rikastav, mitte stagnatsioonis toilises, rigiidses olekus. Seda enam tekib see probleem, kui koju jääb tegelikult oma loomult mees energias naine ja mehe rolli võtab, kes tegelikult oma loomult on naisenergias naine. Ja siis nad mängivad seda mängu, aga nad töötavad oma loomuse vastu, oma tegeliku loomuse vastu. Seal ei ole tasakaalu. Ja siis võib tekkida tegelikult salaviha teineteise vastu, kui ei räägita neid asju läbi või konkurents või mingi selline. Aga kas sina tajud, et see on kõrgem hingeside? Kas sa tajud, et see on ultimate love? Mina leian, et see oleks justkui nagu õe ja venna suhe siis. Võimuvõitlus. Kes jääb peale? Seal ei ole koostööd, sünergilist koostööd, toetust, usaldust, koosloomist. Seal ei ole tegelikult austust ja enese väärtustamist, enese kehtestamist. Ja see kõik puhastub praegu uues ajas. Sellepärast ongi väga paljud otsustanud, et nemad ei soovi kollektiivis paarisuhet. Sest see seab mingid nagu liiga rigiidsed vana aja kõrgema hingesideme piirid, mida on meie esivanemad teinud ja kas sa oled neid näinud õnnelikuna enamasti? Enamasti mitte. Hea, kui igaüks vastutab iseseisvalt, sõltumatult ja siis kohtuda. Väga palju on ka selliseid, kus pullid jäävad pullidega, sest nad peegeldavad teineteisele, et nad on pullid või nartsissistid. Sellised liidud ei jää ka kestma sellepärast, et nad peegeldavad teineteisele oma äärmusi, kuhu nad on kinni jäänud.
tänapäevane kõrgem hingeside on ääretult inimlik, tasakaalus, väga-väga aus, väga-väga aus ja sõltumatu. Oled tähele pannud isegi, et paarisuhted on hoopis teistsugused ja ei seota enam ennast niimoodi nagu vanasti. Ja ei seata teineteisele selliseid piiranguid nagu vanasti. Sest meil on kõigil vaba tahe ja meil on nii palju muutusi korraga toimumas. Ja see on selle tõttu nii, kuid see ei jää nii, ma näen. See on lihtsalt pöördeline periood, kui kõik loksub paika. Nähakse ka seda, et enam ei ole nii, et kui on sinine silm või mingit värvi juuksetoon, et siis see on nagu, antakse silt sellele. Nähakse sisu, energiat. Ja vaadatakse, kuidas see meile mõjub. Ja see ongi kõrgem hingeside. Vaadatakse ühised anded üle, kellel on miskid tugevused, kellel on miskid nõrkused ja tasakaalustatakse need. Mitte nii, et sa oled mees ja sa oled naine. Rohkem on mindud rohkem tundlikkuse ja intuitsiooni peale ja loomas selle kaudu. Ja see töötabki kõige paremini. Väga palju on sellist naiste peale tungi, et mina ei jää koduseks, mina vallutan maailma. Kuigi varem on olnud teises äärmuses. Ja see ka tasakaalustub. Aga seda siis, kui leitakse sarnase mentaliteediga partner, kes seda austab, kes seda ei püüa alla suruda, kes seda toetab, rõõmustab, tasakaalustab ja teeb ka omi asju. Et uued kõrgemad hingesidemed on tegelikult, kõrgemad hingesidemed on sõltumatud. Usaldusbaasil. Tuntavad. Ilma isegi formaalse lepinguta. See on lihtsalt tuntav, see usaldus, see liit. Luuakse koos, aga luuakse ka eraldi ajal. Ja võib-olla selline evolutsiooniline, ma ei ütleks trend, ma ütleks elustiil, sellepärast väga paljud mõistavad, et nad ei soovigi paarisuhet sellepärast, et nad on õppinud nautima aega iseendaga, oma sõltumatust. Ja see ongi tegelikult puhastustöö kaassõltuvusmustritest, mis on läbi aja generatsioone kootud. Ja nüüd justkui nagu proovitakse see lõng tagasi kerida nii-öelda. Sest see on elu terve, sest looduses liigub kõik tasakaalu suunas. Siin olid mõned vihjed ka kollektiivsele teemale, mida võib-olla on küsitud. Telepaatiliselt ma vastasin. See meesenergia ajastu äratab ka nii-öelda tegelikult sellised, kes sisimas on vanakooli nõiad. Ja nad on kättemaksuhimulised, tahavad ennast tõestada. Ma olengi varem öelnud, et siin on mingi puhastustöö sellega seoses. Loomulikult ka nemad peaksid tegema sisetööd, mitte looma nii, nagu nad on läbi elude loonud, sellepärast, et muidu see tagajärg on ikka üks ja sama, see ei muutu, see on nagu mingi luup.
ja kui sa soovid tulla kõrgema hingesideme teemat vaatama, siis küsi aega endale, kas kaardi lugemiseks, mis on hetkel soodukas, kaugseanssiks või kogunisti koha peal vastuvõtuks. Sest on hea vaadata need teemad üle, sest see teekond on natuke selline nii koos kui eraldi. See on enesearengu keskne tee. Ja see on natukene müstiline ja nüüd, kui need muutused on veel tulemas, uue aja kõrgem hingeside on hoopis teine, kui oli kunagi. Must-valge, 2 äärmust. See kukub ära. Võiks isegi öelda, et on märgata kahjuks lausa nii, et üks sööb teise välja. Väga kurb, aga reaalne. Ehk siis mõlemad teevad head nägu, aga tegelikult must ja valge koer, see on pidev vastandumine, võitlus, isegi kui maskeerutakse kristluse taha, kristluse maski taha, on seal taga väga suured vastandumised, võimuvõitlused ja nii edasi. Sellepärast, et läbi äärmust on loodud uusi äärmusi ja isegi kui ei märgata ega olda teadlik, siis alla surutud viha teeb oma töö. Ja sellepärast võib juhtuda ka nii. Ja see on väga kaassõltuvuslik dünaamika. Ja sellepärast võib juhtuda nii, et üks hakkab sööma teist kahjuks. Et seal ei ole ausust, et näiteks nad ei arene koos või nad on jäänud kinni kuhugi kas traumabondi või siis võimuvõitlusesse, vastandumistesse. Et kristluse selles on pigem peaks eesmärk olema luua tasakaal ja rahu, aga kui sa näed, et need mõlemad on hästi nagu äärmusliku maailmavaatega, siis tegelikult siin on enamat kui lihtsalt rahu loomine, on ju, et siis see ei tööta, siis see on vastandumine ju, siis see ei ole päris see, mida võib-olla Jeesus Kristus või keegi on soovinud. Ja sellepärast mina tegelen spirituaalse teekonnaga ja enesearengu teekonnaga, ehk siis ma tasakaalustan iseendas, ma rikastan ja täiendan oma teadmisi ja energiaid ja aspekte ja hoolitsen oma hingevajaduste eest, sest väga palju, oi kui palju on liikvel hingetuid, kes on tulnud ainult võtma. Ja kõrgem vanakooli kõrgem hingeside ongi selline, et tullakse võtma, mitte jagama, mitte looma külluse baasil, mitte tasakaalu looma, mitte sünergilist koostööd looma, vaid lihtsalt võtma, ilma ise mitte midagi tegemata. Selline nartsissistlik. Ja sellepärast väga paljud 2 nartsissisti saavadki kokku, magnetiseerivad. 2 pullit magnetiseerivad, et teine teisele peegeldada seda. See on elu või universumi või looduse peenmehhanism, kuidas tasakaalustada ja puhastada need, et jõuaks kuidagi moodi nagu puust ja punaselt kohale. Ja kui sina leiad, et sa oled äärmuslikus suhtes, kus sind püütakse kas allutada, manipuleerida või mingil muul moel kaassõltuvusliku push and pull, see ei ole mingi normaalne eluterve suhe. Normaalne on hea tahe teha koostööd, luua koos, isegi väljakutsete kiuste. Olla endaga aus ja olla teisega aus ka puuduste osas. Niimoodi toimubki areng. See ei ole idealiseeritud kõrgem hingeside tänapäevas, vaid vastupidi, see on võimalikult inimlik. Võimalikult inimlik. Siiski, naised võiksid tegeleda oma naiste dünaamikatega.
ja mehed oma meeste dünaamikatega. Naised ei peaks kurtma oma naiste asju meestele. Nad peaksid leidma ühise väärtuse ja jagama seda, kuid mitte koormama neid asju. See on jälle äärmus. Mida ma olen märganud, et osad võib-olla teevad ja ma pean teiega aus olema. Ja mul on olnud ka kõrgema hinge, läbi aja selline kõrgem hingesideme 2-tunnine seanss, kus üks meesterahvas küsib, ta räägib mulle pikad lood kõikide oma naisterahvastega ja ütleb, et see oli mu kõrgem hingeside, see oli mu kõrgem hingeside, see oli mu kõrgem. Mitte ükski nendest ei olnud. Ta oli sügavalt oma seksisõltuvusmustris ehk samastunud oma emaga, kes süüdistas isa. Ehk siis siin tekkisid väga suured käärid ja vastandumised. Seksisõltuvusest rääkides väga palju räägitakse sellist, et teeseldakse orgasmi, et kuidas aru saada, kas teine on tegelikult ka orgasmi saanud või. Tähendab, mina ei mõistagi seda, miks üldse teeselda sellist asja. Miks? Kui sa avastad, et keegi teeskleb sellist päris intiimset asja, siis tegelikult on ta võlts ju ka igapäevaselt. Või ta püüab midagi varjata, mingit tervisetraumat või midagi. Püüab olla teiste moodi, ei tea, kuid see ei ole aus ju. See ei ole orgaaniline. Et miks peaks keegi niimoodi nagu seda üldse teesklema, et nagu teatritükki. Aga kuidas teada, kas on? Kui inimene on ka seksisõltlane, siis ta ja ta teeskleb orgasmi tihti, siis siin on see asi, et ta tegelikult ei täitu. Ta tegelikult ei saa kunagi täit rahuldust. Ja see võib olla sellest, kas tal on mingi trauma tekkinud sellest või tal on vale partner või ta ei tunne enda kehas piisavalt hästi. Üleni. Kuidas aru saada on see, et kui see toimub, siis see on nii sügavalt rahuldust pakkuv teisele. Tähendab, kui see on õige, kuidas kontrollida? Kui see on õige, mina võin sulle öelda seda, et see on see, et mõnele meeldibki olla rohkem väljendusrikas. Mõnda võib-olla on see ootamatu, harjumatu. Aga neil, kellel on tugev kurgukeskus, seksuaalkeskus, nemad ongi väljendusrikkamad. Ja kusjuures see on okei, sellepärast, et sellega kaasneb suurem keha vabanemine. Suurem nauding ja vabanemine lõpuni välja. Ka neil, kellel on kosmiline seksuaalsus, käib see tavaliselt kaasas. See on natuke isegi spirituaalne. See on vabanemine, see on väljendusrikkus, see on ilus. See on usaldus, autentsus, orgaanilisus. See on tõeline energia liikumine alt ülesse. See on vaba liikumine. Ja kuidas siis aru saada on see, et inimene peale seda on sügavalt rahul olev. Võib-olla isegi aeglasem, sügavam, mitte nii niidi. Ja tal pikka aega see lainetus veel kestab, et ta ei vajagi
mõnikord isegi, kui sa oled kosmiliselt seksuaalne, siis mõnikord võib olla nii, et sa isegi ei vaja tükk aega sama, sest sa oli niivõrd meeli ülendav. Ja seda näeb inimese keha olekust, tema suhtumisest, tema kõnest, ehk siis mitte eeltööst, vaid järelmõjust. Seda mina tajun seda järelmõjust. Mõni teeb ka seda, teeskleb siis, kui üks teeb ja teine teeb siis järgi, et minna nagu vooluga kaasa. Aga kui see ei ole sinu loomuomadus, siis pigem, eks sa ise vali, kuidas sa teed. Aga mu mõte on see, et tee nii, nagu on orgaaniline sinu jaoks, sinu kehale, meelele ja hingele. Miks ma sellist intiimset teemat räägin? See käib kõrgemate hingesidemete teemaga üheskoos. Aga seda on väga palju võetud teemaks, et täitsa üllatab, kas siis tõesti inimesed teevad teatraalsust tavaliselt, et sellest nii palju on hakatud rääkima. Kuid mina leian, et ma tunneksin kohe ära, ma tajuksin kohe ära, kui keegi, kas ongi nii või teeskleb. See on minu meelest kohe tuntav. Ja kui ma tajun, et keegi teeskleb, siis ma küsiksin selle kohta. Sest kõrgem hingeside on alati autentne suhtlemine. Ja ma ei küsiks seda hinnanguliselt, sest mõnikord võib olla selle taga ka mingi pinge, et seda tehakse millegi pärast. Mingi ootus, mingi pinge, mingi trauma, mingi kes teab, mis veel. Aga kui seda rääkida autentselt, siis pigem võib see siis ju tekkida usaldus selle asemel, kui see muutub. See ei ole alati võlts. See võib olla vahel ka mingi teema sellega on. Et see ongi see, et läbi suhtluse sa saad sellest aru. Sa jõuad järeldusele. Ja võib ka läbi selle tekkida taipamine, et võib-olla ollakse lihtsalt vale partneriga või mingid valed ootused, või ma ei oska täpselt öelda, ma ei oska seda kommenteerida, mul ei ole tegelikult endal mitte kunagi sellist kogemust olnud. Ei mina ise ega keegi mulle pole feikinud midagi kunagi läbi, mitte kunagi. Et sellepärast mul on nagu, aga väga paljud räägivad sellel teemal. Ja tahan öelda seda ka, et õhuelemendid võivad juba läbi hingamise naturaalselt seda teha. Teatud elemendid, tähtkujud võivad seda isegi rohkem, neil võib see rohkem avalduda, sellepärast, et see on nende loomuomane viis. Ja teistel võib jälle olla nii, et see on täiesti harjumatu, et mida sa teed. Aga see ongi see, et ma ütlesin sulle, kuidas seda ära tunda, tajuda. Tegelikult siin ei ole mingit imenippi, sa tegelikult tajud selle ära, kui sa usaldad iseennast. Ja kui te suhtlete, kui see tundub veider, ka veidrustest tuleb rääkida. Et see on, mis ühendab. Või siis loob selgust ja lahtilaskmist. Mõlemad on okeid, kui sa eladki leppimises ja elujaatuses just nii, nagu asjad on. Ma ei tea, võib-olla see avas kellegi, sest ma olen kuulnud väga paljude vaatenurki sellele teemale. Ja tegelikult ma ei plaaninud sellest rääkida, aga kuna tuli juttu kõrgemate hingesitemete teemast, siis tegelikult need omavahel on seotud. Need on seotud, et vana aja kõrgem hingeside võis olla kaassõltuvuslik ja võis olla seksisõltuvuslik. Aga kõrgem hingeside tänapäeva ajas on iga üks indiviid on oma kehaga nii heas kontaktis ja hoolitseb oma keha, meele, hinge eest. Teadlikkus on tõusnud juba. Spirituaalne enesearengu tee ja nii edasi. Hoopis uue dünaamika loob see siis, kui kaks
indiviidi on endaga teinud sisetööd, seal hakkab hoopis uus dünaamika pihta ja siis see ongi orgaanilisem. Siis see ongi nii, et ma ei püüa valgele koerale meeldida ja valge koer ei püüa musta koerale meeldida ja nad arvavad, et nad on eraldi kuidagi moodi. Nad ei leia tegelikult ühisosa alaliselt, vaid vastanduvad, kumb on siis õige ja alandavad vaheldumisi võib-olla ka. Neil ei ole yin-yang paigas tegelikult. See ongi see äärmus, et naised on nii, mehed on nii. See loob teist äärmust, see loob viha, see loob vastandumist kahjuks. Mehed ja naised on mõlemad inimesed ja võiksid teha koostööd. Et see on väga kiviaja selline mehaanika, mis vajab veel muutmist. Ja mu pesumasin lõpetas veel puhtaks pesemist sellised teemad. Kollektiivis, globaalselt. Et iga indiviid korraga. Üks asi veel huvitav ja spirituaalsed uudistes, siis see ka veel, et võta vice versa, aga ma mõtlen, praegu räägin fookuseks see, kui meeste rahval on olnud vanaemad, ema, õed, kõik sellised kes on olnud pigem isekad, mitte emotsionaalselt lähedased, mitte meest vaadanud kui hingelist. Ja lõpuks elu saadab talle sellise, kes on täiesti vastand igas mõttes. Kelle mentaliteet on uue aja energiatega tasakaalus ja kes tahab tegelikult teha koostöös. Et saadab talle naise, kes on täielikult vastand tema eksidele, tema õdedele, emale, vanaemadele. Aga see meesterahvas on kogu oma eelneva elu harjunud olnud just selliste Wicca witchidega, vanakooli witchidega, kes domineerivad, alandavad mehi, kes pigem on rahafookusega, kes on nartsissistlikud, neil ei ole emotsionaalselt intelligentsust või küpsust. Nad on nagu teerullid, eesmärgile keskendunud, võimuvõitlevad meestega. Siis sellel naisel saab olema väga suur väljakutse sellega. Sest see mees pidevalt projitseerib sinu kui naissoo esindajale seda, mis temal on varasemalt olnud. Ja kui nüüd tulevad sinna perre ka veel näiteks pojad, siis see areneb. See isa kui tema ei muutu, ei lähe kaasa muutusega, ehk siis selle arenguga, mis see täitsa teistmoodi naisterahvas on tulnud, täiesti vastand kõigele sellele. To break the generational curse. Aga kui ta sellega kaasa ei lähe, siis ta hakkab programmeerima ka oma poegi. Nii, et kõik naised on sellised. Projitseerib selle pilve temale lõpuks, sest tal on see stampuskumus. Ta ei lähe muutustega kaasa. Ta ei kavatsegi seda teha. Ja nii ta kannab edasi seda. Aga selle naise missioon on murda seda. Sest vaata, alati on nii, et kui naiste rahvas on suguvõsas see, kes ei ole võtnud vastutuse selle usalduse ja armastuse eest, siis see on palju raskem tagantjärgi teha, sellepärast need mehed ongi nii-öelda murtud ja võib-olla ei olegi väga kerge neil näha uut moodi, kui neile saadetakse õnnistus. Nad ei ole avatud sellele, nad on nii harjunud sellega. Sest naine võib muuta generatsioonide kaupa väga paljud. Kas siis halvas mõttes või heas mõttes. Mina olen generatsioonide mustrite murdja ja mitte ainult oma ringis, vaid ka kollektiivis. Minu seanssidel arvatavasti tuleb ka see päris palju esile.
et ma olen väga palju juba teinud, minu suguvõsas olen väga palju neid asju tasakaalustanud, just see vanakooli kõrgemad hingesidemed ja kõik see nagu taibanud, näinud, läbi teadlikkuse murdnud nii-öelda. Et kuidas oleks siis õige, arengud nagu seal. Et tegelikult see on tüüpnäide kogu kollektiivis kõikides suguvõsades. Lihtsalt paljudel ei ole olnud annet seda läbi näha ja teadlikkusega katkestada. Et siis tegelikult on väga määrav roll sellel emal või sellel naisel jätkata kindlameelselt jääda endaks, mitte lasta mõjutada vanade generatsioonide projitseeringutel. Sest tema võib olla see pöördepunkt, kes nendel poegadele annab usu uude võimalikkusesse, teistmoodi võimalikkusesse. See on nende emade või ka õdede väikest viisi missioon. Ja naine, kes on samuti sellises naiselikus missioonis, on väga suur väärtus. Ja see ei ole kerge töö, kuid see võib muuta maailma. See on selline naiselik missioon. Õigemini naiseliku ja meheliku energia tasakaal temas endas. Et ta ei ole liiga alandlik, ei võta vastu neid projitseeringuid, mis varem on olnud, vaid loob tugevasti uut programmi. Aitäh sulle ja kui sul tekkis siin mingi teemaga resonants ja sa soovid lähemalt uurida, võid tulla vastuvõtule või küsida 1-3 küsimust. Broneeri aeg, kontakt on siin all või saata lihtsalt tasakaalupanus või panna like või tulla järgida mu lehte. Kõike head sulle, ole hoitud, nägemist!